tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6-12. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis need kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädala algab siin mõõkade 4-ga. Mõõkade 4 räägib sellest, et tuleb puhata. Ja mina soovitan ka teil sellel nädalal võtta korraks aeg maha, mitte midagi teha, mitte midagi mõelda. No nii palju, kui see võimalik on. Vaid lihtsalt olla, sellepärast, et teil on vaja seda puhkust, seda selgemat sellist, kuidas ma ütlen, hetke, et see, millega te tegelete, üks hetkeks kõrvale lükata ja mitte midagi, mitte selle peale mõelda. Siis on välja tulnud teil päike. Vaat päikesekaart toob nüüd välja selle, mis teie ees siiani oli varjatud ja ilmselt olid ikkagi mingisugused varjatud asjad. Sellest räägivad edasi tulevad kaardid. Et selle päikesekaardi ja puhkamisega ongi nii, et selle puhkamise ajal, kas te saate midagi teada, tulete millegi peale ise või helistab teile keegi või saadab meili. Ühesõnaga, mingisugune saladus tuleb välja, mida te siiani ei näinud. Ei teadnud, ei osanud mõelda ega vaadata. Muidugi muid asju ka, eks teil on siin mingisugused mõtted tulevad pähe, kuidas seda asja siin ajada, mis edasi saab. Et ühesõnaga, päike on tegelikult tarakaardipaki üks kõige positiivsemaid kaarte. Ta toobki välja kõik selle, mis oli varjatud. Ise saate ka paremini aru, kus te olete ja kuhu te minema peaksite. Ja samamoodi tulevad mõned saladused välja. Aga miski teeb teile siin millalgi selle nädala jooksul nii suurt rõõmu, et teie see rõõmukarikas hakkab üle ajama ja see on karikate äss. Teie rõõmukarikas ajab niimoodi üle, no võib-olla saategi kuskilt raha tagasi, keegi on teile võlgu või mõne muu asja saate korda. Ajab niimoodi üle, et need inimesed, kes on teie lähedal, saavad ka sellest osa. Sellest rõõmust saavad nad osa. Edasi tuleb teil siin sauade kuningas. Vaat sauade kuningas on niivõrd kärsitu. Tema tahab peale hakata. Tema ei viitsi ühtegi paberit teha ega mingeid lepinguid sõlmida. Tema ei kannata kontrolle, tema ei kannata rutiini. Et vot selline kärsitu kuningas on, tema tahab kiiresti peale hakata. Ja uskuge mind, tulemused tulevad sellest kiirustamisest ja mitte head tulemused. Siin all on see sauade 7. Sauade 7 minu jaoks on varaste kaart. Kavala müügimehe kaart. On selline kaart, kus keegi kedagi üle kavaldada üritab, enda kasuks pöörata mingeid asju. No pigem on ikka nii, et tahab asju kallimalt maha müüa, kui nad tegelikult väärt on. Minu jaoks on sellel mõõkade 7 alati varjatud vead ja kasumi ootus või kasumi teenimine nagu loomulik asi. Et see sama mõõkade 7 iga hinna eest tahab kallimalt teile müüa haukudega vaipa või katkiseid pükse. No ühesõnaga midagi sellist, millest kohe aru ei saa, et see on kas praak või varjatud vigadega või tööta üldse. Edasi tuleb teil siit mõõkade 6. Mõõkade 6 tähendab minu jaoks reisi. Ja nii nagu mina praegu sellest asjast aru saan, selleks, et õiglust maksma panna ja õigluse maksma panete selle viimase kaardiga, see on mõõkade äss. Tuleb teil sõita kuhugi. Et ma toon näite. Te käisite kuskil natuke kodust kaugemal, ma ei tea, kus kohas, kui palju kaugemal, on see 200 kilomeetrit, on see 50 kilomeetrit. No ilmselt ikkagi natukene kaugemal kui 50 kilomeetrit. 50 kilomeetrit pole mitte midagi tänapäeval siin maha sõita. Käisite kusagil kaugemal ja ostsite endale näiteks inimese käest auto. Inimene kiitis seda autot taevani. Mul isa siin sõitis ainult suvel, käis poes võib-olla 6 korra. See ka siin 3 kilomeetri kaugusel. Ei tahtnud vana inimene käe otsas asju tassida. Sõitis suvel autoga poodi, laadis auto täis ja siis tuli koju. Sai kohe mitu kuud oma kraamiga hakkama. Pani kõik sügav külma, no ma ei tea. Midagi sellist. Auto ju põhimõtteliselt ainult seisab. Talvel seisab soojas garaažis, teda on siin pestud ja ma ei tea, roostetõrje on ammu tehtud. Kõik on ära vahetatud, ma ei tea, hammas, rihmad, kõik filtrid on ära vahetatud. Ma ei tea, mis seal veel saab autol olla, mis on sellised vahetatavad. Jah, kütusefilter ja ma ei tea, mis seal kõik veel on. Kõik on korras täiesti super, ta on selle veel särama löönud, et auto läigib nagu pühade muna, särab ja kiiskab. Nii teie muidugi usute, võtsite juba raha kaasa, loota talle raha peo peale ja nii nagu see sama
Sahuade kuningas, et ei, mul pole midagi vaja, et ei, ma taha mingit lepingutega asja, et siin ikka Eesti inimesed usaldame üksteist. Sõidate koju, pole midagi, auto tiksub nagu peab. Sõidate veel ühe päeva, võib-olla teise veel ja siis on siis on jama majas. Siis on midagi katki läinud. Viite siis auto töökotta, tõenäoliselt läheb ta treileri peal, sest ta enam ei liigu. Vot ja siis need mehaanikud seal ütlevad, et oi, armas mees või armas naine, nüüd te olete küll vasta pükse saanud. Sellel siin on mootor läbi või käigukast on kohe läbi minemas või ma ei tea, tagasild kukub alt ära, kas te üldse ei vaadanud, mida te ostsite? Ossa pagan, muidugi te vihastate selle peale, häbi ka natukene. See käib tõesti ego pihta, mis asi see on, siis mina ja sain nüüd siin petta ka veel mingi asjaga, hullumaja. Vot, võtate omale selle transpordi ja lähete asja klaarima. Põrutate sinna samma, kus seda tõite, küsite, et mees, mis sa mõtlesid, kui sa mulle siukse jama kaela tõmbasid. Miks sa mulle sellise vigase auto? See ajab silmad punni ma pole näinudki teid, vabandage väga. Mis asja raha mulle ka veel andsite? Ei ole, siukest asja pole olnud. Ja kuna teil ei ole lepingut selles samas Sauade kuninga pärast, kes ei taha ega viitsi seal aega viita, tahaks juba koju minna, asjad kõik tegemata, siis teil polegi väga suurt tõestust selle vastu, et te olete talle raha andnud. Vaat süüdistatakse pärast veel varguses, et näe, tuli ärandas siin auto ära, on ju. Ja siis tuleb mängu see mõõkade äss ja tema lööb selle korra majja. Ei, ta ei lähe teda läbi peksma. Ta kuidagi viisi ikkagi räägib sõnadega selle asja ära. Nii, et see mees annab raha tagasi ja saab oma rimaka tagasi või siis maksab selle kinni, selle autoremondi, mis iganes seal vahetada on vaja. Ma ei tea, mis lahenduseni te jõuate, aga kuna teil on nii suur rõõm ja päike on kõik vead välja toonud, siis ma arvan, et te saate seal täiesti sõbralikult kokkuleppele ja te ei kannata seda või kanna seda kahju üksinda. Et ma ei tea, mis lahenduseni te jõuate, seda peab eraldi vaatama. Aga igal juhul, ma arvan küll, et siis ongi rõõm. Kui asjad on klaarid, siis ongi rõõm. Ja siis võitegi seda rõõmu jagada oma lähedastega, nii et nendele ka sellest rõõmu tuleb. Vot selline lugemine teile selleks nädalaks. No ma ei oska öelda, ma ütlen ausalt, et tore on see, kui see lõpeb väga hästi. Nagu nii, et mõlemad pooled rahule jäävad ja mingisugust kohtusse kedagi kaevama ei hakata. Aga jah, vot selline lugemine tuli teile selleks nädalaks. Võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.